nii varsti on jõulud käes ja ma näen seda, et eks poodides ja kohtades on juba neid igasuguseid jõuluasju müüakse. Ma tarvitan praegu just meelega nagu seda jõulunime, sest koguduses võiks rääkida ka Jeesuse sünnipäevast ja jätta nagu see jõulunimi kas või ütlemata. Aga paraku see nii on, et vaata, lugu ongi nii kuidagi läinud, et meie elame sellisel maal, kus ka meie Jeesuse sünnipäeva peame sellise ka paganliku nime all ja vaata, ja siin olles oli nüüd see Halloween, see on jälle vastupidi, on selline, et see kõikide pühakute päeva nimi on pandud jälle paganlikule pühale. Nii et vahepeal on need asjad on tagurpidi, et jõuluajal on see ühtepidi ja ühel paganlikul pühal on pandud selline, et kõikide pühakute päev on pandud nagu väga püha nimi sinna juurde. Aga ütleme, et meil on vaja tegelikult orienteeruda nendes asjades. Ja sellepärast on see nii, et täna ma usun sedasi, et see sõnum, mida ma jagama hakkan, on selline ettevalmistus tegelikult jõulude jaoks. Ja ma panen sellise pealkirja ka, ma ei tea, kas keegi seda kuulata tahab või ei taha, sest see võib tunduda selline, et mida sa siin õpetad, ei ma söögi tegemist ei õpeta, mingeid kombeid ka ei õpeta, ärge kartke, ma niisuguseid asju tegema ei hakka. Aga küsimus on nagu selles, et ma tahan, et me oleksime nagu valmis nagu selle koha pealt, et nagu mõistaksime seda, mida meile siis jõulude ajal räägitakse. Ja eriti, mida prohvet Jesaja raamatus. Vaata, see on kõige enam nagu tsiteeritud raamat võib-olla ka just siis, kui Jeesuse sünnipäev on, siis loetakse need Jesaja ettekuulutusi. Ja need on, ütleme, et need on üsna otsesed ja arusaadavad, et neid siis saab käima peale ja meile seal antakse poeg ja täitsa niisugused selged ütlemised on. Aga vaata, nende selgete ütlemiste vahel on tegelikult on seal jälle vahepeal sellised täiesti nagu ütleme, võib-olla sellised arusaamatud ütlemised, et mis see sinna puutub, et kui sellisest asjast nagu räägitakse. Näiteks, et siin on, ma teen Jesaja 9. lahti, toon nagu selle näite, et sa mõistaksid, kuidas ma mõtlen praegu. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. Nii, sina teed rahva rohkeks ja valmistad talle suure rõõmu. Nad on rõõmsad, nagu lõikusajal on see, nagu saaki jagades ollakse rõõmsaks. Ja siis on öeldud, sest tema koormaikke ja õlakepi ja sundi ja vitsa sa murrad nagu Midjani päevil. Ja siis, sest iga sõjakäras sõtkutud saabas ja veres vettinud vammus põletatakse tuleroaks. See ongi niimoodi, et ütleme, nüüd on nagu Jeesuse sünni ettekuulutus, sest järgmine salm ütlebki sedasi, et meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus, aga enne seda on jutt mingisugustest veristest saabastest, millega on siis seda sõjateed sõtkutud, on räägitud sellest koormaikkest, sundi ja vitsast, siin on viidatud nagu Midjani päevale, siis mis meile Midjaniga koos meelde tuleb, meile tuleb nähtavasti meelde Gideon. Ütleme, et see oli juba ajaloos see lugu tegelikult, millele nagu viidatakse. Aga vaata täna, mida ma tahangi nagu rääkida, et tegelikult on niimoodi, et prohvet Jesaja elab täitsa konkreetses ajas. Ta elab täiesti konkreetses ajas, konkreetsete sündmuste keskel. Ja need Jeesuse sünni ettekuulutused, mida me oleme lihtsalt nagu harjunud nagu tekstist välja rebima ja lihtsalt millest me nagu räägime, need kuuluvad täiesti konkreetsesse aega, kuidas inimesed elasid, kuidas nendel elu käis, mis nende ümber juhtus. Aga ütleme, tavaliselt me ei loe niimoodi piiblit, et me hakkaksime nagu seda tausta otsima. Me loeme lihtsalt, loeme Jesaja raamatut, võib-olla mõned kohad on nagu arusaadavamad, ütleme seal Jesaja raamatus näiteks, kui Iskja kohta loed, siis on seal ütleme, väga konkreetselt nagu neid lugusid, saad aru, kuhu see lugu nagu kukub. Ja üldiselt ütlengi sedasi, et tegelikult on nii, et prohvet Jesaja raamatu 39 esimest peatükki lähevad täide tema eluajal. Et ta oli, ütleme nagu sellises mõttes, ütleme, et seal sees on nüüd need ettekuulutused, mis kuulutasid Jeesuse sünnist. Mitte Jeesus ei sündinud sellel ajal, 700 aastat hiljem sündis. Aga lihtsalt nagu need sündmused ja asjad, mille keskel nagu oldi, need olid täiesti selle aja sündmused, täiesti reaalsed asjad. Ja sellepärast täna ka. Kallid, nüüd on nii, et oleme siin. Meil on olevikuprobleemid. Erinevad, mõnel on võib-olla väga teravaid probleeme, millele ootad lahendust. Meil on teatud sellised lähituleviku sellised vajadused ja meil on tegelikult terve igavik on ees, mille pärast tasub tegelikult nagu hoolitseda, et see võiks olla õnnis. Ja sellepärast me elame samamoodi nagu teatud ajas, aga kogu see olukord, mille keskel me oleme, peab nagu teenima tegelikult nagu seda kõike. Ja sellepärast me vajame täna, et täna saaksime uut rammu, nagu algasime siin Jesaja sõnadega ka, et kui issanda ootame, me saame uut jõudu. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime uskuda, et issand
annab seda ootajatele ja me kogeme seda. ja aga me vajame samamoodi sedasi, et meil ka tuleviku asjad oleksid nagu mõistetavad ja et me jaksaksime nagu oodata ja lahendusi oodata ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime nagu seda igatseda ja oodata. aga nüüd täna lugu on mul selline, ma teen kõigepealt nagu sellise teatud ülevaate natukese nagu lühidalt Jesaja raamatu koha pealt. ütleme, Jesaja raamat hakkab pihta Juuda koha pealt rääkima. kõigepealt on niimoodi, et siin on öeldud, et ta on seotud Juuda kuninga Ussia, Jootami ja Ahase ja Iskiaga. 4 nagu põhilist Juuda kuningat, kelle ajal prohvet Jesaja kuulutab ja räägib. ja esimesed, ütleme, need seal 5 peatükki, seal 6. peatükis on see Jesajal see kohtumine issandaga ja prohveti kutsumine, aga need esimesed 5 peatükki lihtsalt kirjeldavad seda olukorda, milliselt Juuda rahvas eelkõige elab, millises olukorras nad on. selle keskele juba tuleb kõik ilusaid asju, ettekuulutusi, näiteks kas või Jumala suurest rahuriigist, mis on 2. peatükis ja räägitakse neid asju, aga esimene lugu on lihtsalt selline, et Jesajale antakse pilt, milliselt elatakse. ja sellepärast, kallid, ma ei tea, kas meil on nagu seda pilti, milles me praegusel hetkel elame. meil on erinev kindlasti see pilt, mõni näeb nagu teravamalt, no ütleme neid olukordasid näiteks, mis on meie maal. Näeb neid valesid asju, näeb neid pattusid ja neid valesid suundasid ja no ütleme, et see on täiesti, kuidas ütelda, nagu erinev, sellepärast et noh, meil on erinev elu. Me võib-olla näeme oma külas, me näeme võib-olla omal tänaval, me teame nagu oma tutvusringkonnas, kus on asjad õieti või valesti ja mõni näeb nagu noh, ütleme palju suuremalt neid olukordasid ja sellepärast on see nii. aga Jesajale antakse tegelikult terve nagu Juuda riigi ja rahva koha pealt antakse seda pilti. ja ega see pilt ei ole sugugi ilus, sellepärast et seal on niimoodi, et mida ta näeb, talle tuleb nagu selline issanda sõna ja nägemus õigemini, mis on siin alguses on öeldud, et ta näeb, et kuidas issand on kõnelemas, ma loen 2. salmi keskelt, ma kasvatasin lapsi, lasksin neil sirguda suureks, aga nemad astusid üles minu vastu. lihtsalt oli nii, et olid, ütleme, need inimesed sellised, kellele Jumal oli elu kinkinud, võimalused kinkinud ja nad tegelikult ei oli Jumalast. Ja siis on öeldud, et ärg tunneb isegi oma peremeest ja eesel oma isanda sõime. Aga Iisrael ei tunne, mu rahvas ei taha mõista, ei taha Jumalat mõista. Ja tegu on patuse rahvaga, süüga koormatud rahvas, nad on maha jätnud issanda, nad on põlanud Iisraeli püha, nad on pööranud Jumalale selja. Ja siis on öeldud, et kuhu tuleks teid veel lüüa, teie tõrksuse jätkudes. Pea on haige, süda on täiesti jõuetu, ei ole nagu tervet kohtagi, teie maa on laastatud, linnad tulega põletatud ja see, ütleme, olukord on nii nagu lõpuks selles pildis, see on nägemus, mida nüüd ütleme, Jesaja näeb. Et nagu segi paisatud siis Soodom, 7. salm lõpeb ja nagu vahi on seal Viinamäel või öömaja kurgipõllul. Ja sellepärast ja siis on öeldud sedasi, kui vägede issand ei oleks meile jätnud pääsnuid, olgugi pisut, siis oleksime olnud nagu Soodom ja Gomorra. Vaata, Soodomas ja Gomorras ei jätnud mitte kedagi järgi. Lott sai oma perega sealt välja, aga vaata, seal mitte keegi järgi ei jäänud. Aga siin Jesaja näeb sedasi, et nii hull Juuda olukord ei ole, et seal siiski jääb järgi. Kui Jumal ei oleks jätnud tegelikult pääsnuid, siis me oleksime olnud nagu see Soodom ja Gomorra. Ja siis ongi selline, et vaata, kuidas pöördumine on Juuda poole, Juuda rahva poole ja pealike poole. 10. salm, et kuulge Soodoma pealikud ja pange tähele Jumala õpetust, Gomorra rahvas. Ja siis on räägitud, et Jumala teenimine käib, tapaohvreid tuuakse, aga Jumal ütleb, et need on tühised annid ja ütleb, et see 13. salm, et teie ohvrisuits on mulle vastu meelt ja küsimus on milles? Küsimus läheb väga tavalisele tasemele. 17 salm avab meile selles, et milles on nagu see niisugune probleem, mida Jumal avab. Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutut, mõistke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju. Ja see on nüüd, ütleme, läheb täiesti, võiks ütelda, igapäevasesse ellu, mida ja kuidas inimesed ka seal omavahel just elavad ja ta näeb sedasi, et see on tegelikult nagu täielikult puudus. Ja sellepärast lihtsalt see pilt on talle ja see on kindlasti tema jaoks ka väga, väga kurb.
no nii, ja siis noh, ütleme, siis on veel, ma võtan siit esimese peatüki nagu kuskilt 20. salmist, noh, ütleme seal, kuidas on küll hooraks saanud see ustav linn, noh, ebatruu, noh, jumalale nagu selles mõttes. Ja nüüd on nii, et hõbe on muutunud räbuks, vein on lahjendatud, vürstid on tõrksad ja varaste seltsimehed armastavad head, imustavad kingitusi, vaeslapsele nad õigust ei tee, lesknaise kohtuasi ei jõua nende ette ja sellepärast issand ütleb, et ma pööran oma käe nende vastu. Vaata, meie ei ole näiteks, ütleme, kohtuasjadega tuttavad, ütleme, et kui, ma usun sedasi, mitte keegi nähtavasti meist niisugune spetsialisti siin ei ole, et me saaksime analüüsida, et kuidas on näiteks Eestimaal kohtuotsustega olnud. Noh, ütleme, teatud mõttes on niimoodi, et noh, et mõned, kes on veel kui välja rääkinud, näiteks, et kas või teatud teemadel, mis on näiteks kas või meie põhiseadusega vastuolus, on antud oma näiteks ühel teemal oma kuskil 70 korda kohtusse ja 5 korral on üldse natukene arutatud, aga noh, positiivset tulemust pole, noh, ütleme, kuskilt tulnud, olgugi, et noh, et see on nii ilmselge, noh, vastuolu, et seal ei saaks üldse nagu kahelda ega vaielda, aga kohus lihtsalt ei tee seda otsust, ta näeb, et võib teisiti ka, no lihtsalt ongi niimoodi. Aga mis see siis, noh, tegelikkuses on, et kui on seadus, ja kui seda tõlgendatakse, no lihtsalt võiks ütelda teistmoodi ja öeldakse, et las ta olla nii, et me ei tee sest nagu väljagi. Põhimõtteliselt on see nii, et Jumal on Jumal. Tema tegelikult on selline Jumal, kes, noh, ütleme, armastab seadust. Teate, kuidas lugu on? Kui seadust ei olnud, siis pattu ei olnud. Tuli seadus, siis tuli patt esile. Ja vaata, see on selline lugu, et vaata ennem, kui näiteks kiirusepiirangut tee peal ei ole ja üldse näiteks riigis ei ole, siis sõidagu kiiresti tahes, sa absoluutselt ei riku reeglit, sest no ei ole reeglit. Aga kui tuleb reegel, siis kohe saad tegelikult rikkujaks. Vaata, seadus on selline asi, mis teeb meid rikkujaks ja sellepärast on see nii, et vaata, isegi see, kui riik teeb endale seadused, võiks ütelda, kui me oma rahvana teeme sedasi, meie esindajad teevad sedasi ja kui me rikume seda, siis me tegelikult oleme seaduse rikkujad. Ja seda oleme just ka Jumala ees. Ja sellepärast on see nii, et Jumal on nagu kõike seda tegelikult nagu märkamas ja jälgimas, et kuidas tegelikult siin selles maailmas elatakse. Ja siis, noh, ütleme, et see selline rahvas, kes ei hooli nagu nendest seadustest ja asjadest ja siis on 27 salm ütleb sedasi, et Sion lunastatakse kohtu läbi ja tema pöördunud õigluse läbi. Ja üleastujate ja patuste langus tuleb ühe korraga ja need, kes ülgavad issanda, need hukkuvad. Ja sellepärast me näeme sedasi, et Jumal tuleb oma kohtutega. Tuleb oma kohtutega ja tuleb seda ka, tuleb väga otseselt, tuleb just ka siis ka just Juuda vastu, Jeruusalemma vastu. Ja nüüd ütleme, ja 100 raamatus on 2 sellist põhilist kriisiaega ja need on, üks on kuningas Ahase aeg ja teine on kuningas Hiske aeg. No täna me jõuame natukese võib-olla sellest Ahase ajast rääkida, sest Hiske lugu on kaugemal, aga ütleme, need esimesed kuningad, see Ussia ja Jootam, no need olid, kuidas ütelda, et need olid suhteliselt head kuningad. Need olid sellised head kuningad, et nad, noh, nende kohta on tegelikult öeldud sedasi, et nad tegid, mis on õige. Aga rahvas ei olnud kõik õige, rahvas elas tegelikult, noh, ütleme nagu teatud mõttes ikkagi valesti, need ebajumalate ohvrikünkad ja asjad olid olemas ja selle tõttu oli nagu selline, noh, ütleme, mitte kõik ei saa ütelda, et kõik oleks olnud nagu hästi nagu korras. Oli nagu selline olukord oli ikkagi jätkuvalt. Aga nüüd nende kuningate ajal nagu, noh, ütleme, põhimõtteliselt oli siiski suhteliselt hästi. Kuningas Ahase ajal läks asi kapitaalselt valeks ja väga halvaks ja sealt me nagu põhimõtteliselt hakkamegi nagu mõistma, miks Jesaja niimoodi räägib, kuidas ta räägib. Ja siis ma usun sedasi, et kui me jõuluajal kuuleme neid lugusid, kui loetakse evangeeliumeid ette või no ütleme seda Vanatestamendi evangeeliumi, võiks ütelda Jeesuse sünnist ja 100 raamatust, siis me mõistame sedasi, et miks need sõnad tegelikult on seal. Mille pärast üldse niimoodi nagu räägitakse. No mina mäletan, noh, seda ma olen rääkinud ja enamus teab seda, eks, et ma lapsena, noh, ütleme, mäletan, et minul läks väga südamest läbi, kui seal just Mooste koguduses olime, siis isa oli karjaseks seal ja noh, see oli niisugune aeg, kus ma juba nagu hakkasin elu nagu mõistma, eks, läksin seal kooli ka, enne seda seal kuskil oli. Ja üks jõululaupäeva õhtu just, kus oli ja maja oli rahvast täis ja ütleme, et ja koosoleku lõpus oli nii, et noh, öeldi, et lapsed saavad pakki, ega seal neid lapsi palju sellel ajal ei olnud. Ja siis oli nii, et ja pandi mind ühe taburiti otsa sinna koguduse keskele seisma, et ütle salmi, no mul ei tulnud ühtegi sõnagi suust, mul see rahvas nagu häiris ja jäi see jutt rääkimata, see salmikene
ja võeti mind ära ja jäin oma kingitusest ilma ja kutsuti, et kas rahva hulgas on kedagi teist ja tuli üks poiss välja ja luges oma salmi. See oli koos oma vanaemaga tulnud ja temal oli selline mitte jõulusalm, et tähtedest taevas ja kuu särab ja kõik need kuused ja värgid ja ütleme, et jõulusalm oleks olnud, eks. Temal oli, tal oli sellist, talle verest oli salm. Maal elasin, ma olin näinud, kuidas lambal läks pea maha. Ja ütleme, et ja siis mõtlesin, jõuluõhtul nüüd seda lambatapmisest siin rääkida, et sellel küll nagu mingit mõtet ei ole siin, et sina tuled jõuluõhtul niisugust salmi rääkima. Ja ma tõemeeli niimoodi mõtlesin, mis jama see on. Ja saab veel minu paki endale ka selle niisuguse jama salmi eest, mida ta seal loeb, tead. Ja nii see juhtus ja nii ta sai. Ja sellepärast, kallid, nii see oli, et hiljem ma mõistsin küll, et Jeesus tuligi selleks, et olla selleks talle vereks ja nagu seda asja teha. Ja sellepärast, kallid, nii ta on, et ega me kohe alati nagu kõike ei mõista, osad asjad jäävadki nagu mingisuguseks mõistatuseks ja sellepärast on nii, et aga nüüd ütleme, et kui Jesaja näeb seda koledat pilti, et rahvas on nii pattudes ja kõik on nii jamad, siis Jumal kogu aeg nagu lohutab, et ega see Jesajagi muidu vastu ei peaks. Ja siis teine peatükk, võtan siit nagu korraks. Kõne Jesaja ammatsipoja nägemusest Juuda ja Jeruusalemma kohta. Aga et viimsel päevil sünnib, et issanda koja mägi ja seisab kindlana kui mägede tipp. Ta tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde. Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad, tulgem, mingem üles issanda mäele Jakobi jumala kotta, et ta meile õpetaks teid, et me võiksime käia tema radu. Sest Sionist lähtub seadus ja Jeruusalemmast issanda sõna. Et vaata, Jeruusalemm saab nagu selleks paigaks, kuhu ka paganad tegelikult nagu tahavad minna, paljud rahvad lähevad ja ütlevad, et mingem issanda mäele. Sest seal on tegelikult seadus, seal on õpetus, mille järgi on õnnistus, kuidas saab tegelikult üldse elada. Ja siis on niimoodi, et ta mõistab kohut paganate vahel, juhatab paljusid rahvaid ja nad taovad mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks, ja rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist. Ja vaata, see on üks niisugune, väga ihaldatud tegelikult asi, praegusel hetkel need, kes ootavad tegelikult sõja lõppu. Ma usun sedasi, et sõja lõppu ootavad kõik, kes on, ütleme, sealt lahinguväljalt jalga lasknud. Ja neid on väga palju tegelikult, kes on ära põgenenud, kes seal olla absoluutselt ei taha. Need on põgenenud lihtsalt ära ja võib-olla neid aetakse taga ja mõni langeb vangigi. Aga see mõte on nagu selles, et nad ei taha tegelikult seda. Ja sellepärast, ja siin on nii hea ettekuulutus, et saab niimoodi ka, et kui issand hakkab valitsema, siis juhtub selline hea olukord. Ja nüüd ütleme, et on nagu selline lootus, et tuleb üks hea valitsus, aga 3. peatükk räägib sedasi, et kuule, valitsejate puudus. Ma ei tea, kuidas valimised läksid, igaüks teab, kuidas tal enda jaoks läksid, kas me saime need valitsejad, keda me tahtsime või ütleme, kui sa kuskile nagu häält panid või ütleme praegusel hetkel. Ja tead, oled õnnis inimene, kui sinu jaoks on nagu ka selles valdkonnas on nagu lahendus, et sa oled nagu rahul, et läks, kuidas läks. Aga 3. peatükk Jesaja raamatus räägib seda, et sest vaata, Jumal väged issand võtab Jeruusalemmalt ja Juudalt toe ja toetuse, kõik leiva ja veetoed, sangari ja sõjamehe, kohtumõistja ja prohveti, ennustaja ja vanema, 50 pealiku ja lugupeetud mehe, nõuniku, osava meistri, lausude oskuja. Ja ma panen nendele poisid vürstideks ja lapsed valitsevad nende üle. Ja siis on niimoodi, ja seal edasi tuleb veel 12 salm ütleb, et mu rahva sundijaks on laps ja teda valitsevad naised. Ja ütleme, et me näeme sedasi, et üks jumala karistuse viis on see, kui valitsejaid võtta ei ole. Kui lihtsalt valitsejaid võtta ei ole ja need asendatakse, võiks ütelda, asendatakse nagu lastega ja asendatakse naistega ja sellepärast naised, ärge olge solvatud absoluutselt selle koha pealt, see on jumala sõna väga selge nagu seisukoht, on tugevaid naisi ja sellepärast ja me näeme neid, et nendel hetketel, kus tegelikult mehi ei ole, see on hoopis tegelikult, see on alati nagu kivi meeste kapsaaeda, kui naised peavad valitsema, tähendab, et lihtsalt on meeste puudus sellel hetkel, mehed ei ole võtnud positsiooni ja nad on nagu hoopis selles asjas süüdi, sest nende kohustus oleks olla nagu see, ütleme selles, mäletate, kui Lev on siin pargis õpetas, et mees peab olema see välisminister ja naine on see siseminister, kes kodus kõiki neid asju ajab ja korraldab sedasi, et selles suhtes on, ütleme, lihtsalt positsioonid on ju jaotatud. Aga nii ta on. Aga karistus on see, kui ei ole juhte ja Jumal võtab tegelikult nagu juhid ära ja sellepärast, kiitus Jumalale.
kui me oma linnades, valdades oleme leidnud neid inimesi, kes väärivad neid kohtasid, kellele saad anda selle ameti ja koha, see on tegelikult on õnnistus. Ja kui neid ei ole, siis on tegelikult selles on parasjagu probleem, et see nõnda on. Aga no nii et ka see on üks niisugune märk, mida ta näitab veel sellele rahvale, et ka selline olukord on. Ja siis on räägitud ka sellest, et 25 salm räägib, et tuleb selline aeg, kus mehed langevad sõjas ja sangarid seal sõjas, ja et on ka selline sõdade aeg. Ja vaata, 4. peatükk jälle räägib sedasi, et 2. kuni seal ütleme 5. salmini, et Jeruusalemm õnnelik tulevik. Sel päeval issanda võsu on iluks ja auks ning maavili on uhkuseks ja ehteks Iisraeli pääsnuile ja kes Sionis alles jääb ja Jeruusalemmas järele jääb, seda hüütakse pühaks, igat ühte, kes Jeruusalemmas on eluks kirja pandud ja sellepärast võtta, kallid, kes on eluks kirja pandud, need on pühad. Me täna ütlesime ka, et olete see pühad, olete see valitud sugu, nimed on eluraamatus kirjas, see on see positsioon, mis me omame. Siis issand on ära pesnud Sioni tütarde saasta, uhtunud Jeruusalemmast veresüü, kohtu ning põletusvaimuga. Issand loob kogu Sioni mäele asukoha ning sealse kogunemispaiga kohale pilvepäevaks ning suitsu ja leekiva tulepaistluse ööseks ning sest kõige kohale asub auhiilgus kaitsevarjuks. Ja siis me saame elada tegelikult selle Jumala auhiilguse kaitsevarju all. Nii et selline lugu, seda ütleme, siis on see Viinamäe lugu ja siis ütleme, et see uuesti nagu pilt, et oli hea Viinamägi, aga läks nässu 5. peatüki alguses ja siis on veel kord nagu ütleme, teatud sellised ütleme asjad, mis on kirjutatud, et häda 5.8, et häda neile, kes reastavad koja kõrvale, lisavad põllu põllule ja et ei jää enam üle paikagi, vaid üksnes teie elate maal. Ja ütleme, et ja siis on öeldud sedasi, et vaata see paljud kojad jäävad tühjaks ja suured kaunid elanikest lagedaks ja tuleb nagu selline moment. Teate, me rahvastena elame teatud asju nagu üle. Ütleme, et kas või nende lugudega. Ma vaatasin eile ühte sellist lugu, see oli Venemaalt lugu, ma olen vaadanud sedasi ühed, kes käivad kitsarööpmelise raudtee peal oma väikeste nende resiinadega või kuidas ma ei oska eesti keeles üteldagi, käivad sõitmas. Lihtsalt mis on maha jäetud raudteed, mingisugused turbarabade raudteed ja asjad on olnud, aga see põnevad kohad ja huvitav näha. Osadesse paikadesse on inimesed elama jäänud ja teate, kui Nõukogude Liit lagunes, siis need inimeste elu kokkus kukku. Sellepärast, et need asjad muutusid mõttetuks, ütleme, et elu läks oligarhide kätte, kõik jagati ringi, osad jäidki kuskile niimoodi elama, et elavad kuskil mingisuguse, ütleme, turbarabas. Mõnda kohta ei lähe õiget teedki, üks koht seal oli selline, et ainult kitsarööpmeline raudtee läheb ühest küllaltki laiast jõest ka veel üle ja siis suvel mingisugune pantoonidega tehtud sild on sinna, et siis saavad sõita talvel, lähevad üle jää. Vahepeal on ainult see raudtee võimalus ja niisugune, inimesed elavad rõõmsasti ja rahulikult teatud sellistes olukordades. Ja sest, et kuidagi nagu nende maade ja tükkidega toimub nagu üks mingisugune ümberjagamine, et keegi nagu hakkab võtma neid ja kellegile nagu kuuluma ja et enam ei jää kuskil nagu paikagi. Vaata, minul oli, ma mäletan sedasi, mul oli nii imelik oli vaadata. Näiteks, kui ma Austriast ükskord läbi sõitsin juba, ütleme siin, kui need väljas käimised üldse võimalikud olid, ma ei oska seda nimegi ütelda, aga Austria üks hästi suur pikk järv, ütleme, ja see Salzburgi lähedal kuskil see ka, et kus seda filmigi tehti, helisevat muusikat, aga see pikk järv oli niimoodi, terve järve kallas oli, praktiliselt oli niimoodi, et privaat, üks mingi aiajupp, võib-olla 5-6 meetrit ja igal ühel oma pingikene ja lauakene ja järve äärde keegi minna ei saa, sest kõik oli oma, kellegi oma. Mitte kedagi seal ei olnud, aga see oli kellegi oma ja sina sinna ära mine, sa ainult lihtsalt üle aia vaata seda järved. Minul oli selline naljakas, et miks nad siin niimoodi naljakalt elavad, et nüüd on jupikaupa, see on ära võetud sedasi. Olid mõned üksikud kohad, mis olid siis kõikidele, kuhu sai siis minna, seal oli küllalt palju rahvast, siis käisime sealgi kaujumas. Aga sellepärast, vaata, ütleme nende maade asjadega, aga siis ütleb äkki väged, issand ütleb siin niimoodi, et tõesti paljud kojad jäävad tühjaks, suured kaunid elanikest lagedaks ja et tuleb üks selline lugu, minnakse ootamatult vangi, 13 salm ütleb, et tema auväärsed mehed näevad nälga ja siis juhtub täiesti seda, ütleme selline olukord.
miks see juhtub? Sellepärast, et häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja kes teevad pimeduse valguseks ja valguse pimeduseks, 20 salm siit 5. peatükist räägib ja kõik on nagu, kuidas ütelda, selline, no muidugi noh, et meelehea eest, raha eest antakse siis süüdlastele õigust ja õigetelt võetakse õigus ära ja siis on nii, et ja muidugi see on väga raske on siin rääkida seda, näiteks 25 salm, et ja seepärast on issanda viha süttinud põlema oma rahva vastu. Ta sirutas oma käe tema kohale ja lõi teda. Nõnda, et mäed vabisesid ja nende laibad olid tänaval otse kui sõnnik keset tänavat. No selline, noh ütleme, väga suur laipade lugu, millest on nagu ka Jesaja siin praegusel hetkel rääkimas. Nüüd prohveti kutsumine, sellest ei räägi. Ja 7. peatükk räägib sellest, et esimene kuulutus kuningas Ahasele. Neil päeval sündis, kui Juuda kuningaks oli Ahas, Ussia poja Jootami poeg, sündis, et Süüria kuningas Retsin ja Iisraeli kuningas Pekah, Remale poeg, tulid sõdima Jeruusalemma vastu, aga nad ei suutnud seda vallutada. Ja nüüd on niimoodi, et Jesaja saab sõnumi sellele Ahasele kuningale väga selge sõnumi, et asi läheb hästi. Mitte midagi teiega ei juhtu. 4. salm öeldud sedasi, et hoia ennast, ole rahulik, ära karda, su süda ärgu mingu araks, nende 2 suitseva tuki otsakese pärast, Süüria Retsini ja Remala poja pärast. No ma ei tea, vanasti öeldi, et see püssi kohta või et sul tukk on käes, eks, et see tuki otsakesed 2 tükki tulid. Ja Süüria Retsini ja Remala poja vihapalangu pärast. Ja siis on, noh, nad on küll ütelnud sedasi, et läki ja tükeldagem see ja vallutagem endile ja tõskem endale Taabali poeg kuningaks. No seda tehakse praegusel ajal ka. Teised tulevad teiste riikide vastu. No meile ei meeldi see valitsus, kes on. Lähme vallutame selle ära, tükeldame ära, teeme neid asju, see on täiesti tüüpiline üle maailma käib see lugu, tead, ja noh, ja mõnedega saadakse lihtsamalt hakkama, neelatakse lihtsalt alla, väga osadega, noh, tuleb natuke sõdida ka, eks. Ja siis on nii, et aga nüüd issand ütleb sedasi, et see ei sünni, et 7. salm ütleb nõnda, et nõnda ütleb issand Jumal. See ei lähe kord ega sünni, sest Süüria pea on Damaskus, Damaskuse pea on Retsin ja veel 65 aastaid ja siis Efraim kui rahvas on purustatud. Saate aru, et Efraim on Iisrael, see Põhja-Iisrael, eks, et Efraimi nimetatakse, Juuda on, ütleme, noh, 8 kui riik läks, siis see Efraimi öeldakse, noh, ütleme, Põhja-Iisraeli kohta ka täiesti otseselt, sest see kuulus sinna. Ja et 65 aastat ja see rahvas on purustatud. See rahvas on purustatud. Kui nüüd natuke piiblit tunned, tegelikult Iisraeli riik hävis palju kiiremini. Ma ei oska päris aastaid ütelda, kui sellest kuulutust oli, aga see läks üsna ruttu. See, noh, oli mõni aasta peale seda, kui Ahas oli oma valitsuse lõpetanud, oli juba Iisraeliga oli kõik tegelikult. Aga teate, milles oli lugu? Vaata, rahvas ei olnud veel purustatud. Rahvas elab tegelikult isegi peale purustamist tükk aega. Noh, näiteks, et kaua elab rahvas, ütleme seal näiteks, ma vaatan sedasi, et lähevad ära Ameerikasse, kaua see rahvas elab. Ukrainlased läksid sinna, näiteks Andrei Zapovalov, keda ma kogu aeg vaatan. No ta poeg juba jutlustab inglise keeles, sest juba on see rahvas purustatud. Kõik. Sellepärast, et noh, et nad ei ole võimelised vene keeles enam seal rääkima, sellepärast lihtsalt elad teise rahva keskel. Ja ongi lõppenud. Osad, noh, need, ütleme, meie eestlased, kes seal väljas on olnud, need on punninud, et seda eesti keelt alles hoida. Aga paratamatult nende lapsed on ammu juba selle kaotanud. Ja kui vanad ära lähevad, siis noh, ütleme, peaaegu kaob see kõik ära. See rahvas saab purustatud. Ainult vaata, omal maal me kuidagi saame, noh, ütleme, säilime nagu kogu aeg. Ja teate, kui ma seda pilti, noh, mida ma täna teile räägin, mul on niisugune tunne, et me elame nii muretult siin, et nii kui me oleksime igavesed. Meile öeldakse sedasi, et kuule, rahvasti sünnipäev või lapsiga ei tule, aga meil ei tees absoluutselt muret. Küll läheb hästi, küll kuidagi läheb ikka hästi, ikka me oleme eestlased, et no mis siis, et kui kõik see pilt võib olla nagu kuidagi nagu tagurpidi, et suund on nagu vale ja kõik on nagu sellises mõttes nagu hävingule määratud. Aga niisugune tunne, et tõesti, et ongi olemas see Jumala arm meie jaoks. Et isegi siis, kui ka asi läheb väga kitsaks kätte, et tuleb ühel hetkel nagu see pööre, kus Jumal on tegelikult meid hoidmas ja aitamas ja sellepärast ma ütlen, ma ei külvagi mingit muret selle koha pealt absoluutselt, et ära sa seda mõtle. Aga me näeme seda, et siin oli nüüd, ütleme, Iisraeli riigil oli tegelikult see kuulutus selle koha pealt, et jah, et teiega on varsti nii. Tulite küll Juudale kallale, aga varsti ise ennast teid tegelikult ei ole, sest et teie kaote tegelikult esmalt ära. Ja noh, ütleme, sellised kuulutused. Aga nüüd, et seda asja mõista, selleks, noh, ütleme, soovitan ühte asja. Kui sa vitsid Jesaja raamatut mõista, siis sa pead läbi lugema, mis juhtus seal nende kuningate päevil, nagu ma ütlesin sedasi, et seal oli, eks see Ussia, Jootam, Ahas ja Iskja.
vähemalt need kuningad läbi lugeda nii esimesest või sellest teisest kuningate raamatust ja teisest ajaraamatust, kus nendes on jutud. ja teate, siis sa mõistad sedasi, et miks Jesaja üldse nii räägib. Miks ta üldse niimoodi räägib, kui ta räägib oma selles raamatus, kus ta seal kirjutab, sest ta rääkis tegelikult nende olukordade keskel, et täpselt seda, mis oli just nendel päevadel nagu sündimas. Nüüd ütlen sedasi, et uudisteallikad on erinevad. Mõned räägivad pehmemalt, teised räägivad teravamalt ja räägivad kõik välja. Ja põhimõtteliselt on see niimoodi, et vaata, teise kuningate raamatus, ütleme nendest sündmustest räägitakse palju pehmemalt, üle minnes, lihtsalt üldisemalt nimetades, teises ajaraamatus, ikka tõmmatakse asi väga lagedale, näidatakse nagu kõike, mis tegelikult toimub ja sellepärast on see nii, et aga tasub mõlemaid lugeda, sest nagu nende raamatute peale saab kokku selle, ja ma ütlen nagu selle koha pealt, et nagu selles mõttes, et sa mõistaksid, mida tegelikult sulle ka jõuluajal loetakse. Sellepärast, et vaata, jah, see oli väga tähtis, et Jesaja kuulutas ette Jeesuse sündi meile, aga see ei olnud ainult see. Jesaja rääkis oma just eelkõige ka juuda rahvale sellel hetkel. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et kui me tahame nagu piiblit mõista, siis tuleb meil selleks seda lugeda. Ja vaata, seda on niimoodi, et siis seda näpu alt võetud salmiga ei saa. Sest et muidu sul on mingisugune mõte ja sa mõtled omad mõtted sinna kõik kokku ja mõtled, see nii ongi. Aga tegelikkuses on niimoodi, et on hoopis teine terve lugu. Kui sa selle kõik ära loeksid, siis sa nagu mõistaksid seda. Ja pane tähele, et see, mida Jesaja räägib, see oli nagu eelkõige ka, see oli sõnum kuningale. See oli eelkõige kuningas Ahhasele, see oli temale, tema kinnituseks, et ära karda, tead, praegusel hetkel, et tuli see Süüria meile kallale ja tuli see suur Iisrael meile kallale, et ära karda, tead, et praegusel hetkel ikkagi nad ei võida, raske on, aga nad ei võida. Ja sellepärast see oli väga tähtis sõnum nagu just ka otseselt kuningale. Ja vaata, siis on niimoodi, et kui see ära oli 7. peatükk, ma juhin just tähelepanu, 7.14, siis jälle tuleb selline, seepärast annab issand ise teile tunnustaja, enne neitsi jääb lapse ootele ja toob ilmale poja ja paneb temale nimeks Immanuel. Ja sellepärast on see nii, et võtta see kuulutus, mida me kogu aeg loeme. Aga see käib sellel hetkel, kui tegelikult nad on rünnaku all ja väga tugeva rünnaku all, mis tuli siis tollel korral, tuli siis selle just otseselt Süüria ja tuli ka siis ka just Iisraeli kaudu. Vaevalt see Iisrael oleks kohe väga tormanud sinna sõtta. Aga ta leidis sedasi, et kui Süüria tuleb, vendasid peksma, lähme peksame meie ka. Tead, et vaata, see on selline. Ja vaata, siin on praegusel hetkel on niisugused analoogid, et kui teised peksavad, et me ka peksame, et me võtame ka nagu sinna sellesse kampa ja oleme. Aga peab ettevaatlik olema nendes asjades, sest et võid ikka väga tugevalt nagu nendes asjades ka eksida. Aga ütleme, et juudale sellel hetkel, kui sõna lugeda, oli isegi lubatud tegelikult see lugu, et see Süüria ründas ja oli lubatud isegi see ka, et ka Iisrael tuli ka kallale oma vennale, nii et ka kõik need asjad tegelikult oli lubatud. Ja nüüd, et see pilt oleks meil nagu arusaadav, siis ma jutustan, ma ei hakkagi võib-olla lahti tegema, olen märkmed teinud, teise kuningate 16. peatükist on räägitud Ahhasest, ma ei hakka neid eelmisi kuningaid eriti võtma. Ja ta käib Iisraeli siis ühesõna kuningate teed, Ahhase kohta on öeldud sedasi, ta ei tee head Jumala ees, ta ehitab ebajumala altarid, siis ta palkab endale Assuri appi. Nüüd ütleme, saad aru, et juba neid riike läheb palju sulle, eks täna hommikul. Mõtlen, et ega see ei olegi laste jutt täna hommikul, mis ma räägin. Et siin on liiga palju juba Juuda, Iisrael ja Süüria ja kõik on, ja nüüd tuleb veel Assur tuleb mängu, veel tuleb üks riik. Aga see on piibel. Ja tee atlas lahti, neid riike on veel rohkem. Ja sellepärast on nii, et et me täna nii mõnest ainult räägime. Aga nüüd on nii, et Ahas, siis Juuda kuningas palkab Assurit ja Süüria ja Iisraeli vastu. Assur tuleb ja aitab teatud määral ka. Ta isegi nii, et ta surmab tegelikult selle Süüria kuninga Retsini, teatud asjad nagu sünnivad. Ja siis juhtub üks huvitav asi, juhtub selline asi, et kui see Ahas läks ka Damaskusesse, läks selle suure Assuri kuningaga sinna kohtuma, ta näeb seal Damaskuses altarit, see talle nii hirmsasti meeldib, et ta teeb sellest sõnaga pildi, saadab ruttu koju ja Jeruusalemmas tehakse tegelikult talle see altar kohe, nii nagu oli see ebajumala altar seal Damaskuses. Ja toimub nagu selline asi,
ja ta laseb issand altarit seal kõrvaldada ja toimub paras lõhkumine tegelikult, mis Jeruusalemmas ka sellisel vaimulikul pinnal just toimub. No nii, kui ütelda sealt teise kuningate 17 on juba tegelikult ongi Assuri poolt kas siis ka Samaaria häving, tähendab Iisraeli häving toimub siis ka juba üsna kohe, nii nagu ütlesin, ei läinud 65 aastat, vaid oli juba käes see asi. No nii, aga nüüd ma teen lahti siiski selle teise ajaraamatu 28. peatüki, kus on detailsemalt räägitud. Ja ma tahan sedasi, et vaata, kui me Jesaja raamatut loeme, niimoodi me valmistume täna siin jõuludeks, et lihtsalt vaatame seda teise ajaraamatu 28. peatüki kaudu seda lugu, mis oli siis kuningas Ahhasi ajal. Ja see pilt on siin üsna karmilt tegelikult lahti kirjutatud. No nii, 28 peatükk, Ahas saab kuningaks, ta on 20 aastat vana ja valitses Jeruusalemmas 16 aastat ja ei teinud, mis on õige. Käis Iisraeli kuningate teed, tegi valatuid kujusid paalidele. Vaata, jutt on, millele ma täna hommikul tahan tegelikult tähelepanu juhtida ja vaata, see on ettevalmistus jõuluks, see on üks nurk, mida ma täna tahan teile veel ütelda, on sedasi, on igasugust sorti ebajumala teenistus. Kui ma siin algasin, ütlesin, et jõulud paganliku nimega meil siin ja siis ütleme, et selliselt ja paganlikud pühad vahest niisuguse suht nagu kristliku nimega, võiks ütelda väga püha nimega, aga meie peame nendes asjades orienteeruma. Ja nüüd on see selline lugu, et me näeme, et tema tegelikult teeb neid ebajumalaid. Ma siin ise, ütleme, kirjutasin, korraks peatungi selle koha peal, ma olen teinud Jesaja raamatust tegelikult väljavõtted siit esimesest otsast, nagu teatud kohad lihtsalt nimetan. 2.6 on räägitud juba, et see rahvas on täis idamaa kombeid ja nõjuvad vilistide kombel. Ütleme, et kui seda pilti anti Jesajale, et mis toimub Juudas, siis oli niimoodi, et Juuda on täis idamaa kombeid ja nõjutakse vilistide sarnaselt. 2.8 sealt ütleme Jesajast, et seal on ebajumalatega on tegu, siis 2.18 on räägitud küll, et ebajumalad kaovad täiesti, see on niisugune tulevikukuulutus, eks nad käisid aeg-ajalt täpselt nõnda ja kuidas ebajumalad kõik visatakse ära, siis 8. peatüki 19. salmis on öeldud, et ärge küsitleke surnute vaime ega ennustajaid. Muideks nii, et ma ei taha üldse päevapoliitikasse nagu selles mõttes minna, et mis päev täna on ja terve see aeg või milles me praegusel hetkel elame, sest et ütleme, üldises mõttes on see väga paganliku sisuga, millega tegeldakse, millele on tõmmatud see kristlik müts pähe teatud mõttes ja see toimub nagu selliselt, aga siin ongi öeldud, et ärge küsitlege surnute vaime ja ennustajaid. Teate, kallid, meie Jumal elab. Meie Jeesus on surma võitnud, täna kui issanda lauda läheme, ma räägin surma üle võidust, mida Jeesus meile tõi. Ja küsimus on nagu selles. Ja kui meie sureme, me läheme surmast ellu. Ja sellepärast meil ei ole mitte mingisugust surmakultust. Sellepärast, et Johannese evangeeliumi 5.24 ja 5 ja väga otseselt on meile öeldud sedasi, et meil ei ole nende nagu selliselt, et nagu Jeesus ütleb, et kuule, laske oma surnutel oma surnuid matta. Ja ütleme, õpetaja Mäevere mulle ükskord meeldis, nüüd on, näed, ameti pani, ühel Võru surnuaia pühal või ütleme, mis oli jaanipäeva aegu, nagu seda peetakse. Tead, ütleb sedasi, need, kes pole issandas surnud, las need mälestavad, kes neid matsid, et need pole mingid issand omad. Oli seal kantsli peal, nagu ta oli, tead. Ja on nagu julgus ütelda sellele rahvale näkku, et kuidas elasite. Ja kallid, sellepärast ongi, Jeesus ütles, et ka laske nendel surnutel oma surnuid matta. Kallid, meid on surmast välja toodud ellu, me olime surnud oma pattudes ja üleastumistes ja sellepärast on see nii, et me oleme täiesti nagu ütelda niisuguses teises kategoorias. Aga me, kallid, ütleme sellised inimesed, kes me oleme ka Jumala lapsed, me tegutseme nagu nende teiste järgi, kuidas teised tegutsevad praegusel hetkel siin selles maailmas. Sest me ei taha nagu erineda, me tahame ka kõik nagu ära teha, et kus nemad käivad, käime meie, millal läheme meie, et me nagu tegutseme nagu kuidagi sellisel moel. Täna ma ütlen sedasi, et me näeme, et tegelikult on läbi aegade Jumal võitleb kõigi nende paganlike kommete ja ebajumalatega, mis tulevad tema kõrvale. Ei tohi olla mitte mingisuguseid muid jumalaid. No tahtsin lugeda ja siia selle 5.24 Johannesest. Tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, tähendab isa Jumalat, sellel on igavene elu ning ta ei tule kohtu alla, vaid ta on läinud surmast ellu
vot nii. tõesti, ma ütlen teile, tund tuleb ja ongi juba käes, mil surnud peavad kuulma Jumala poja häält, kes seda kuulevad, peavad elama. Noh, ja nii kui me teame, et esmalt kuulevad need, kes on issandas surnud, pärast kuulevad kõik, surnud niikuinii kõik kuulevad ja igaüks läheb siis oma paika, nii et see on selgelt. Ja praegu on see aeg, mis meil juba kehtib, õndsad on need surnud, kes issandas surevad ja sellepärast see on, ma ütlen, et me ei lähe mitte nõnda kurvaks, nagu need, kellel ei ole lootust siin selles maailmas ja sellepärast me ei tohi olla tegelikult absoluutselt nagu häiritud nagu nendest asjadest, mis siin on. No nii, olid tal need paalid ja värgid, mida ta tegi, ja tema oli see, kes suitsutas Ben-Hinmoni orus, nüüd ma olen 2. ajaraamatu 28:3. Laskis oma pojad käia läbi tule nende rahvaste jäleduste tegude eeskujul, kelle issand oli rajanud Iisraeli laste eest, kelle ära oli ajanud iisraelaste eest, tulest läbikäimine. Noh, ma ütlen, võib-olla teate seda minu seisukohta ka, vahest on niimoodi, ma mäletan üks laulatus oli, taheti siin teha, paneme kõik küünlad seda, siis nad tulevad, ma ütlesin, et ei pane mingit küünlaid siia, mingit tulest läbikäimist meil siin ei ole. Et kui on altari peal, võib tuli põleda meil, aga mitte kuskil mujal, tulest läbikäimist ei ole, see on mingi, no miks peab olema siis, kui abielupaar tuleb, et nad peavad nagu tulest läbi tulema, küll seda tuld nendel tuleb niikuinii elus. Aga et seda kohe nagu korraldada sedasi, et vaata see niimoodi, et kui nagu näen sedasi, ma olen mõne laulatuse seda näinud, no see on ju kaunistus, see on ju ilus, aga mul vaim ütleb sedasi, ära lase oma lapsi tulest läbi käia. Et vaata, seda tehakse niimoodi alateadlikult ja see on nagu justkui ilus ja see on justkui kaunistus, noh ja tegelikult kes saab austust, saab kurat austust, kõigi nende kaunistustega, mis on. Ja sellepärast ega noh, ütleme, kuradi tegusid ei ole vaja austada, vaatasin, sõitsin, ütleme, kes Võrut saab aru, lähed seal, noh, ütleme, raudtee poole. Ühte altarit tehti seal, kus need vaesed vanakesed on seal koos. No see kurat seda altarit ei vääriks seda seal, et talle austust anda. Noh, ütleme sellisel hetkel, sest et see on tegelikult nii kole vaadata, sellepärast, et tema all on inimesed kannatanud orjuses, on oma mõistused, oma tervised, oma elu on kaotanud, võiks ütelda. Ja siis tehakse nendele veel mingisugune austuse paik sinna. Ja noh, lihtsalt, aga see on pimedus ja sellepärast kallid. Ja praegusel hetkel on nii, et tublid on olnud need vanemad, kes ei ole oma lapsi lasknud nendel päevadel kooli. Sellepärast ja lasteaedadesse ja kohtadesse, kus selle jamaga tegeldakse. Ma ei ütle midagi muud, nad ei saa aru sellest, kes seal seda teevad või mõni võib-olla saab aru ja teeb tahtlikult. No ühe vanadekodu koha pealt mulle seal kirjutas, et noh, et juht on selline, kes väga tegelikult noh, neid paganlikke asju austab ja otsib omale nõidasid, kes seal võiksid käia. Ja noh, ütleme, et on need momendid samamoodi. Aga noh, ütleme, et paljud inimesed elavad lihtsalt pimeduses. Meie, kes me loeme piiblit, me saame aru, et isandale need absoluutselt ei meeldi ja siis on selline lugu. Ta ohverdas ja suitsutas ohvri künkal ja kõrgendikel iga haljapuu all. Ja siis, mis juhtus selle tõttu? Ja issand Iisraeli Jumal andis ta Süüria kuninga kätte, lõi teda ja võttis temalt hulga vange ja viisid Damaskusesse, tegi Süüria, no ütleme, võttis vange ja lõi seda Juudat. Ja ta anti Iisraeli kuninga kätte, kes valmistas talle suure kaotuse. No kes mäletab, kui suure kaotuse? Mis järgmise hommiku uudised kirjutasid, kui palju surma sai? 120 000. Pekah, Remale poeg, see Pekah oli siis Iisraeli kuningas, tappis ühe päevaga Juudast 120 000, kõik vahvad mehed. Mille pärast? Sest nad olid üljanud issanda oma vanemate Jumala. Ja mitte mingisugust, noh, niukest, et kuule, et leiname ja võtame mütsi maha ja meil on praegusel hetkel selline hetk. Ei, sellepärast, et nad olid üljanud oma vanemate Jumala. Ja siis on seal keegi Sigri, kes tappis veel niisuguseid ülemaid, noh, on räägitud, noh, ütleme siin konkreetselt nimedega, ja siis nad võtsid kätte, ütleme siis Iisrael, kes veel siis oli alles, Efraim võtab siis kätte ja viib oma vendadest Juudast, viib nende naisi ja lapsi vangi 200 000, pool Tallinnat. Lähme. No kui nad jõuavad siis sinna juba oma maale ja siis on tegelikult tuleb üks prohvet nendele vastu, issanda prohvet Oodet, ütleb, et seda te ei tohi teha, annate kõik varanduse tagasi ja lasete kõik vangid vabaks. Muidu issanda viha tuleb teie peale, et te seda tegelikult ei tohi teha. Siis sõjamehed loobusid vangidest ja saagist, panid nad kõik riidesse, kes olid alasti ja kellel ei olnud seal jalanõusid ja värke, süüdsid neid, jootsid neid, võitsid neid, see on nii huvitav lugeda 15 salm sellest samast asjast. Panid kõik siis eeslite selga ja saatsid kuni siis Jerikoni nüüd või kuhugi tagasi, sinna palmide linna. Ja nad tulid selle järel siis Samaariasse ja no nii on.
no et ja vaata, ja sellepärast on nüüd, kui sa seda prohvet Jesaja raamatut loed, siis need verised saapad on täiesti arusaadavad. Sest kui rahvas on elanud üle, juuda rahvas, on 120 000 sõjamehe kaotuse üle elanud, siis see on täiesti kohane jutt. Aga meil jõuluajal, no milleks jutt? Meil ei ole seda. Vaata, see on täitsa selge, et kui Ukrainas praegusel hetkel lugeda, nendel kalmistutel ja ütleme, et olla seal nagu nende keskel, lugeda neid asju, siis on täiesti teistmoodi lugeda neid asju. Sest et surm surma järel ja ütleme, et on täiesti teine. Meil seda absoluutselt nagu selliselt ei ole. Ja sellepärast, kallid, Jumala sõna on tegelikult on kõikide jaoks, kõikide aegade jaoks. Ja sellepärast on nii, et kui Jesaja raamatut loed, seal oli selles hetke, mida juuda rahvas vajas. Selles oli tulevikku, kus meie saame oma issanda tulekust teada. See kõik oli tegelikult, ütleme nagu ühte kokku pandud ja sellepärast on see nii, et täna need me, kallid, oleme siin valmistumas nagu ka selleks aasta lõpuks sellises mõttes, et me nagu mõistaksime, et miks Jumal niimoodi teeb, miks ta niimoodi räägib. Ja tegelikult on nii, et meil tuleb paluda lihtsalt, et Jumal avame silmad nagu mõistma ja nägema neid asju. Ja ütleme, et ja aeg läheb, ma lihtsalt viitan nagu ühte asja veel. Vaata, Jesaja lisaks sellele, et ta räägib nagu Jeesuse sünnist ja ütleme, ja seal on 9. peatükis ja 11. peatükis, selle koha võtan ka alguse veel ja siis ütlen järgmist kohta. Näed, 11. peatükk, isse kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurest kannab vilja. Tema peal hingab vaim, siis Jehova vaim, issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väevaim, issanda tundmise ja kartuse vaim. Ja ütleme, et jälle üks selline väga võimas ja ilus ettekuulutus Jeesusest, aga 14. peatükk räägib saatana langusest. Kuidas teda tõugati välja ja ütleme, et see, kuidas teda on see hommikutäht, kuidas sa ometi 14.12 oled alla langenud taevast, helkes hommikutäht, koidiku poeg, tükkidena paisatud maha rahvaste alistaja ja ütleme, et ja sellepärast vaata, kui ütleme, kui kõike haaravalt tegelikult prohvet Jesaja nagu räägib. Ja sellepärast ja ma ütlengi sedasi, et meie viga on tegelikult on selles, et me elame nii piiratult ja sellepärast ära muretse. Ma hakkan 70 saama ja nüüd mul jõudsid mõned asjad kohale. ja sellepärast ega ma ei uhkusta mitte kui midagi. Ma praegu viitsisin niimoodi lugeda. Saate sellest asjast aru, ma polnud ka kunagi mitte niimoodi lugenud. Samamoodi kiiresti natukene ära ja asi korras, aga et kui tahad nagu pilti saada, siis on tõesti nagu selleks on vaja seda aega võtta. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, täna võin nagu midagi, ütleme, nagu nendest asjadest teile ka jagada. Ja vaata, ja see ongi, siin näiteks 2 kuningate 15.37, see on kuningas Jootemi aeg. Seal on räägitud nagu sellest, et sellel ajal hakkas Jumal juba läkitama neid vaenlasi juudale kallale. Et see oli nagu selline nagu mingisugune märk, kui keegi hakkas juba urgitsema. See on mingisugune märk. Meil tunnevad märke küll. Kas tuli sinna kuskile saapasse või kuskilt riivas seda õhupiiri ja märkavad ära, et sel ajal juba midagi on nagu sündimas. Tead, ja isegi ennem, kui seda sündis, seda ei märgatud, sest polnudki vaja märgata. Sest et oldi kuidagi nagu rahulikud. Aga siis tuleb üks selline aeg, kus me oleme nagu väga pinguli, tead, nagu sellise, vaata, kui on tüli üleval näiteks inimeste vahel, siis sa kogu aeg loed teise näoilmest midagi. Muidu võib see nägu tal ükstapuha, mis pidi ees olla, eks. Aga kui sul on mingi probleem, aga miks ta niimoodi istub? Miks ta niimoodi käitub? Siis hakkad igasugu asju nagu välja lugema ja tähendab, mingi probleem on tekkinud, et me oleme ka nagu pingul ja oleme kuidagi nagu läinud. Ja sellepärast, kallid, näete, tänasel hommikul on selline ettevalmistus. Ja ettevalmistus nagu selle koha pealt ma ütlengi sedasi, et vaata, küsimus aidaku meid Jumal selle koha pealt. Et me oskaksime tegelikult, mitte tungida nendesse paganlikesse asjadesse ja teate, kuidas seda kõige lihtsam saab teha. Selle koha peal, kus Jumal annab just vaimus märku. Ja sellepärast ja mõtlen sedasi ja sa ei pea teisele varba peale astuma sellega, mida sulle märku antakse. Saad aru sellest, et sulle anti märku selle koha pealt, eks. Sest teisele veel ei antud ja sellepärast on niimoodi, et me ei saa nagu ühe mütsiga kõiki lüüa, tead, ja et kui mina saan aru, siis kõik peavad niimoodi aru saama. Teate, see kuulekus, mida Jumal sinu käest ootab, eelkõige on sinule. See ei ole mitte kõigile ja sellepärast on see nii, et vaata, ütleme, et Jumal on meie isa, kes tegeleb
tegeleb meiega igaühega isiklikult. Jumal on see, kes meiega räägib isiklikult ja evangeelium on üldine, kutse on nagu kuidagi kõigile ja see on selline. aga teatud asjad on nagu kuulekuse koha pealt on meile väga isiklikud, mida meie peame tegema, mida meie peame pidama. ja sellepärast valmistan sind nagu ette nagu selleks aasta lõpuks ka sinu isikliku kuulekuse jaoks, mida sina tegema pead. sa ei pea isegi seda oma abikaasa käest nõudma, kui ütleme, et sina midagi saad. Need võivad olla täiesti ütleme, erinevad asjad ja missugused sammusid sa teed. ja sellepärast see, nagu see Sunemi naine läheb, poeg surnud, eks, abikaasa, kus sa lähed, et pole pühad aeg, kus sa lähed? kõik on hästi, lähen küll. tead, poeg oli surnud, probleeme oli tegelikult, eks. aga ta ei räägi isegi seda nagu välja. ta läheb lahendama isiklikus kuulekuses tegelikult, mis on nagu tema südames. ja sellepärast, kallid, nii see on, et näed, huvitava sellise sõnumi olen nagu tänaseks päevaks saanud, et meid nagu valmistada. ja küsimus ongi nüüd selles, et kellele see nagu, kuidas üldse nagu kohale jõuab, et mis siin tänasel hommikul nagu räägiti. aga veel kord rõhutan üle, Uus Testament kõige rohkem tsiteerib tegelikult prohvet Jesaja raamatut. väga tähtis tegelikult raamat. Need 2 kriisi, Iske ajal oli ka veel väga suur kriis, millest nagu nimetasin, eks, et ka samamoodi tasub täitsa õppida ja lugeda, mis toovad tegelikult kriise ja asju ja sellises mõttes, millest rahvad tegelikult läbi peavad minema. ja sellepärast on see nii, et vaata, see suur kaotus, mis oli Ahase ajal, ei tähendanud veel riigi hävimist. see tähendas sedasi, et see rahvas tegelikult veel jäi ja ütleme, et kuningas Iskja, ütleme, et kui seda Ahase loodi, et lugemata, kuidas ta raiub koja uksed eest ära, kuidas ta annab kõik oma sealt kulda ja hõbedat ära, ta võtab jumalakoja varandused ära, ta vürstide käest võtab rahva käest, et osta endale Assuri käest kaitset. ja teate, Assur on nii kehva aitaja. ja praegusel hetkel on, ma ütlen, et rahvad kordavad sedasama, ostetakse endale tegelikult kaitset. Jeesus ammu ütles meile, kui te lähete koos minuga, ehitan teile kaitsevaia. Teil ei ole vaja ehitada, ei ole seda vaeva näha. Et mida te vaevlate, kui ainult te lähete koos minuga? Ei meil on ikkagi niimoodi, et need sõbrad on paremad. Ei ole need sõbrad mitte midagi paremad, ärge lootke inimeste peale, Jesaja ütleb väga selgelt, lootke tegelikult issanda peale. See on, ütleme, et ja ma saan aru, mäletan, ütleme, sellel ajal, kui ise poliitikas olin, mäletan, istun Rõuge rahvamajas. Ja mul oli üks professor istus kõrval, ei hakka nimesid nimetama, aga tugevate prillidega, mõni võib-olla tuleb meelde, kellega oli tegu, tead, istub mu kõrval. Mina räägin sedasi, et jumalaga saab. Tema vaatab mulle ülevalt alla, ütleb, kuule, raha on ka ikka vaja. Kuidas sa asfalttee muidu teed? Tead, sedasi, et sina ainult oma jumalaga tahad kõik asjad ära lahendada, et meie ikka rahaga lahendame siin poliitikas asjad ära. Ja tead, mul ei olnud ka tal midagi enam ütelda, sest tema uskus seda mammonat, et kui meil seda on, siis me lahendame kõik need asjad ära. Kallid, mina usun tänase päevani, et mulle jumalast piisab, et ta lahendab igasugu asju tegelikult ära. Ja isegi teeb meil ilusad tänavad siia, näete. Ja me ei maksa mitte midagi ja ei ole üldse raha vaja ja me paneme ohvri kokku siin ja jumal riigile ja meil tulid head tänavad. Nii et kiitus Jumalale, nii et Jumal on tegelikult hea. Nii et meil on ainus Jumal ja kas sul on ka ainus Jumal? Amen. Tõuseme ja oleme palves. Halleluuja, isa, ma tänan selle tänase hommiku eest. Ja tänu sulle, et sina meid valmistad. Jumal, me täname sind, et sa valmistad meid igaviku tarvis, aga sa valmistad meid tänaseks päevaks ja lähitulevikuks ja kõigeks selleks, millest me läbi peame minema. Ja isa, me täname sind, et sul on sõnumit igaks ajaks. Meie igaühe jaoks, igasse olukorda ja sellepärast, isa, ma tänan sind. Sa annad vanadele tarkust, sa annad noortele tarkust, sa annad laste kasvatamiseks tarkust ja isa, me täname sind, et me tohime kõigest tegelikult sinu ette tulla. Isa, me täname sind, et sa tahad tegelikult olla tarkuseks riigijuhtidele. Me täname sind, Jumal, et su sõnumid on tegelikult alati eelkõige just ka kuningatele ja ülematele, sest et nende südamed peavad olema sinu käes. Ja sellepärast, isa, me palume praegusel hetkel, õnnistame neid, kes on saanud valimistel oma kohad linnades ja valdades. Isa, me palume seda, et nad oleksid julged tegema õigust, et nad ei teeks ülekohut. Isa, me täname sind, me palume seda riigi tasemel, me palume seda kohtute tasemel, kui me täna oleme pidanud nagu kurvastusega seda ütlema, et kohtute kaudu ei saada õigust. Isa, ma palun sedasi, et lohuta neid inimesi ka, kes on lähiajal just seda kogenud ja tean konkreetselt
ka neid, kes on kogenud sedasi, et prooviõigust saada, no ei saa. ja sest, et lihtsalt ei taheta seda nagu näha ja õigust mõista. isa, me palume lihtsalt, et anna lihtsalt armastust praegu selles olukorras, kus ülekohus läheb võimsaks. aita, et meie armastus, issand, sinu vastu ei jahtuks. ja me täname sind, Jumal, et sa oled pika meelega. ja isa, nii nagu olen südamesse saanud, Jumal, ma ei tea, miks sa nii armastad Eesti rahvast, miks me veel oleme olemas ja miks sa tahad meile anda veel tuleviku lootust ja selline tunne on, et sa ikka seda annad, vahet ei ole, millistes olukordades. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle, et me oleme täna võinud siin eesti keeles lugeda su sõna, rääkida, Jumal, sinu tõdesid, mõista neid ilmutusi, mida sa oled andnud. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. ja isa, me täname sind, tänu sulle, et võime õnnistada kõiki meie järeltulevat sugu, kõiki, kellega me oleme, issand, täna siin selles paigas. Jumal, me täname sind, et kõik õnnistused ja asjad tulevad sinu käest. isa, kiitus ja tänu ja au ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Aamen.